Mu keha tunneb õnne suurt meresügavat, kus elavad muinasjutud ja imed puhkavad. Mu keha tunneb valgust, mis tõuseb sealt sügavast, mis kutsub tuhanded õied kõik elusse uinumast. Sind, armas Pillerin, tervitan just selles hetkes siin. Just selles hetkes tänan sind, et oled praegu siin. Tere, Pillerin! Tere! Oh, sa imeline hing, mul on nii suur rõõm, et me taas saame rääkida ja jagada ruumi ja võtta vastu toetust, kogeda sinu maagiat ja valgust. Ja miks sa täna oled siin? Miks me täna oleme siin? Selle jaoks, et kogeda iseenda väge läbi oma hääle, jagada valgust, jagada teadlikkust. Ja sinul on üks väga tähtis roll täna selles, ma tunnen. Me lähme oma füüsilisse heaolusse täiega sisse ja me teeme seda läbi meditsiinimeediumi ja läbi nende kogemuste, mis Pillerin on viimastel aastatel kogenud ja imeline võimalus võtta vastu seda tuge ja armastust. Tere tulemast taas, Pillerin! Ja tere! Aitäh, et kutsusid mind. Olen siin suure rõõmuga. Nii tore. Ma isegi ei tea, kust alustada, sellepärast, et me oleme paar korda sellest juba rääkinud, et see meditsiinimeediumi teema on nii suur ja lai ja siin võiks lõputut rääkida. Aga laseme täna sellel tundel kanda, et mis praegusel hetkel on vajalik, millist armastust me saame täna vastu võtta. Ja esimesel kohtumisel sa jagasid ka oma lugu, et kuidas sina üldse jõudsid meditsiinimeediumini ja milline pöördepunkt see sinu jaoks oli. Et aga ma ei tea, mis sa tunned, mida sa tahaksid jagada täna, mis sind on toetanud sellel teekonnal. Võtame võib-olla ette mingi osa toiduaineid, mida meditsiinimeedium ei soovita tarbida või soovitab välja jätta, valida välja jätta. Et kust iganes sa tunned, et oleks aeg pihta hakata, siis võtan vastu. Ja, hästi. No meditsiinimeediumiga on selline teema, et siin ei ole vaata midagi keelatud ja siin ei ole mingeid rangeid reegleid, aga põhimõtteliselt, mis see kõik on info selle kohta, kuidas me saame ennast tervendada ja ennast aidata ise maksimaalselt. Et põhimõtteliselt meditsiinimeedium tegeleb sellega, millega meditsiin ei tule hetkel veel toime. Ehk siis, kui näiteks meditsiin paneb inimesele diagnoosiks autoimmuunhaigus, siis on põhimõtteliselt teine viis, kuidas öelda, et meditsiin ei tea, mis selle põhjus on tundmata ja ravi on selline rohkem nagu katse-eksitusmeetod, mis ei pruugi alati tulemusteni viia ja vastupidi, sümptomid võivad aja jooksul hoopis hullemaks minna. Ja selle nimi on krooniliste haiguste epideemia ja see läheb aasta-aastalt järjest hullemaks ja seda on näha. Kui sa oskad seda jälgida, siis sa näed seda ja mina olen seda jälginud juba üle 10 aasta
ja ma mäletan, kui ma olin päris noor, ma käisin põhikoolis ja ma kuidagi nagu, ma mäletan, ma kõndisin tänaval ja ma lihtsalt mõtisklesin omaette ja ma nägin inimesi, kes olid sellised nagu noh, natuke nagu tüsedamad ja ma olin just hiljuti meedias kuulnud, et eestlaste seas ülekaalulisus tõuseb ja üle maailma on see kohe nagu eriti kohutav olukord, et ülekaalulisus tõuseb ja ma mäletan, et ma vaatasin neid inimesi tänaval ja ma mõtlesin, et aga et see on ju elustiil ja see on ju kuhjunud, see on kuidagi nagu generatsioonide kaupa kuhjunud. Ma tulin ise sellele arusaamisele enda sees, et kõik need aastakümnete tagused ja viimaste aastate näiteks kiirtoit oli just saanud hästi suureks trendiks ja ma kohe kuidagi nagu tundsin, et see on kõik, asi on selles, et minu jaoks tundus väga kummaline öelda, et asi on geenides, sest kunagi varem ei olnud ju sellist asja olnud, et see oli kõik viimase aja nähtused. See kõik oli juhtunud praktiliselt üleöö, võib-olla see üleöö tähendab siis, aga 20 aastaga ka inimajaloo kontekstis tähendab see üleöö. Et ja ma tundsin nagu, et see geenide selgitus ei ole pädev, aga ma ei teadnud, mis võib-olla täpselt seal taga on. Aga kui ma lugesin meditsiinimeediumi infot, siis see kõik muidugi kohe klikkis ära, et need asjad, mis tema raamatutes on kirjas, tema kodulehe artiklites ja tasuta podcastides, mida ta räägib, see on kõik minu meelest nii loogiline. Võib-olla kui mõni küsimus jääb vastamata, siis ma arvasin seda kohe alguses, et ta ei saa päris kõike nagu välja öelda, et siuke väike tsensuur on ka peal ja hiljem tuli välja, et see ongi tõsi, et ta ei saa päris kõik nagu igas teemas päris lõpuni minna. Aga see, mida ta räägib, ei ole vale kindlasti, see ei ole selline poolik tõde, et see on midagi nagu, see on midagi suurt ja midagi väga vajalikku ja kui inimesel on ükskõik missugune krooniline sümptom, on see siis selline tugevam või vähem tugevam, ma võin lugeda üles mõned näited, et siis inimene teaks, millega pöörduda meditsiinimeediumi suunas. Väsimus, energiakadu, silmanägemise halvenemine, peavalud, migreenid, kroonilised sellised nagu gripid ja külmetused, seedimise probleemid, kõiksugused seedimisprobleemid, ükskõik mis sa ette ka ei suuda endale kujutada. Kehavalud, liigesevalud, põletikud ja täiesti sellised nagu konditsioonid nagu kilpnäärme ala- või ületalitus, mis on diagnoositud, siis fibromüalgia, seal oli veel see reumatoidartriit ja kõik teised, kõik mis iganes sinna autoimmuunhaiguste kategooria ja nahaga, kõik, mis nahaga on igati või mis vähegi on nahaga halvasti, siis see kõik on võimalik tervendada. Siis hästi populaarne Eestis on borrelioos, mida väga paljudel diagnoositakse, isegi minu tuttavatel, isegi minust noorematel tuttavatel on juba see mitmeid aastaid tagasi diagnoositud borrelioos, et sellega saab abi ja mis iganes, nagu me millegipärast elame nii, et me arvame, et need sümptomid on nagu normaalsus või et see on normaalne eluosa või näiteks pärmseen naistel. Peaaegu kõiki naisi mingil eluetapil see puudutab. Aga millegipärast jah, inimesed nagu arvavad, et see on normaalne eluosa ja on unustanud ära, kuidas üldse on elu tervena. Ja seda ma võin öelda oma isiklikust kogemusest ja oma lähituttavate kogemusest, et põhimõtteliselt mina ja eriti veel mõned minu nooremad lähituttavad ei teagi, mis tunne on terve olla. Sellepärast, et juba sünnist saadik kimbutavad keskendumisraskused, udune mõtlemine, ärevus, depressioon, mis iganes sellised nagu ja arvatakse, et see ongi nagu isikuomadused või et see on selline põlvkond, kes ongi selline teistsugune, aga tegelikult need on haigussümptomid ja need saab ära tervendada ja mina väga nagu soovingi seda, et inimesed, kes ei ole kunagi teadnud, mis tunne on olla terve, saaksid seda tunnet kogeda. See on hästi oluline. Mul on noortest tõsiselt nagu kahju. Võt.
aitäh, nii pehme palsam mu südamele, tunnen, kuidas nagu midagi tärkab sees ja tuleb sihuke nagu nii oluline, mina soovin ka seda väga, sest ma näen ise seda täpselt sedasama ja, ja kui ma töötasin aastaid tagasi õpetajana koolis, niimoodi, et mul oligi lapsed, noh, ma ise olin vist 21, kui ma alustasin, 22 ja siis mul olid lapsed 10–20-aastased ja üle poolte lastest olid nagu väga paljud need sümptomid, mida sa praegu nimetasid. Ja ma mäletan, et mul oli nii keeruline, sest ma tundsin, et ma ei oska neid aidata. Kuni selle hetkeni siis, kui ma ise sain ka kogemuse depressiooni, ärevuse, noh, nii nagu sina jagasid ka, ma nii mõtisklesin selle peale tagasi, et kui pikk on see periood, kui me eitame endale või nagu võtamegi, et see on kuidagi normaalne või et see ongi nagu, aga see on mingi eitusfaas nagu ja nii paljud inimesed, ma tunnen, on selles samas kohas, et nad tegelikult ei julge vaadata otsa, et mis tegelikult toimub, nagu võtta see vastutus ja näha, et okei, ma ei ole tegelikult nagu terve. Ja üks asi on see, et kuidagi nagu ei julge, aga teine asi on see, et lihtsalt keegi väljaspoolt ka ei pööra sellele tähelepanu, et kui mina käisin arstide juures, siis seal oli ainus võimalus oligi põhimõtteliselt antibiootikumid ja minu sisetunne ütles kohe, noh, ma paar korda proovisin natukene, aga need otseselt midagi ei aidanud ja edaspidi minu sisetunne ütles, et ei ole vaja, ei ole mõtet. Ja sellest lähtuvalt ma lihtsalt ei läinudki enam arstide juurde. Ja siis tekkiski selline nagu hall ala, et ma nagu ei osanud otseselt midagi oma sümptomitega peale hakata, aga nagu kuskilt mingit väljaspoolt mingit sellist tuge või soovitusi ei tulnud. Ja siis proovisin need lihtsalt nagu silmaklappidega kuidagi noh, et äkki lähevad üle või äkki võib-olla äkki kui ma hästi palju vaimseid praktikaid teen, et siis kindlasti lähevad üle, eks ole, eks see natuke muidugi aitab, aga lõppude lõpuks on isegi see, mis puudutab füüsilise keha tervist, siis isegi selline mediteerimine nii, et see on nagu ainult selline ajutine lahendus ja plaaster, et füüsilist tervist on vaja, sul on vaja teada, mis päriselt sinu kehas toimub ja siis sul on vaja teada, kuidas päriselt need asjad oma kehast välja saada. Need kaks teadmist annavad sulle veel omakorda teadmise, suurema teadmise, mis siin maailmas toimub, miks on selline olukord tekkinud ja see on nagu omakorda vaimne kasv. Pluss hästi suur vaimne aspekt selle juures on see, et sa võtad süü oma hingelt ära, et sa ei süüdista ennast, sest need kroonilised haigused ei ole tegelikult meie süü. See on hästi oluline. Aitäh, nii oluline info. Aga Pilleriin, ütleme, kui ongi niiviisi, et mina kuulajana tunnen ära, et okei, mul on näiteks psoriaas, ma olen pikalt selle sümptomiga võidelnud. Ma kogen, ma märkan või mõtlen tagasi, mõtisklen ja saan aru, et mul on nagu kerge süge ärevus ka igapäevaselt. Mida meditsiinimeedium soovitab sellisel puhul teha? Mis need esimesed sammud üldse nagu muutuse suunas saavad olla või mida ma saan teha selle jaoks, et toetada selle siis sümptomiga tegelemist ja temast vabanemist läbi siis toitumise? Ja esimene asi oleks kindlasti meditsiinimeedium näiteks sulle oma live videos, näiteks sulle oma raamatut, näiteks kõige uuemat raamatut, ütleks loe seda, see on ülivõimas tervendav tööriist. See on tema raamatud põhimõtteliselt, sa võid neid vaadata kui meditsiinilisi õpikuid. Et see ei ole nagu lihtsalt esoteerika kirjutus, vaid see on nagu paksult infot täis. Paksult ja kui sa ridade vahelt oskad lugeda, siis veel parem, siis on veel rohkem. Nii, aga siis põhimõtteliselt meditsiinimeedium räägib sellest, et meie haiguste taga on peamised põhjused meie haiguste taga on patogeenid,
patogeenid on siis peamiselt viirused ja bakterid ning teiseks toksiinid, mürgid, keskkonnamürgid ja psoriaasi puhul ja ka ärevuse puhul on suhteliselt kindel, et tegu on raskmetallidega, mis on maksas või ajus ja neid raskmetalle ei ole üldse raske oma kehasse koguda, eriti praegusel ajastul ja samamoodi on viiruste bakteritega, et need on kõikjal. Ja tuleb teada, et viirused ja bakterid, see on üks asi, mida meditsiin ei ole nagu uurinud ega tunnistanud, aga tõde on selles, et viirused ja bakterid on sellised organismid, kes söövad, nad toituvad, neil on elutegevus, nad toituvad ja oma toitumise tagajärjel nad eritavad nagu kakavad nagu midagi välja. Ja ütleme, et inimesel on kehas maksas viirused, näiteks Epstein-Barri viirus, see on üks põhilisi viiruseid, kellel on mitmeid tüvesid ja kõik need tüved tekitavad erinevaid sümptomeid ja üks nendest sümptomitest on psoriaas. Kui viirus maksas toitub raskmetallidest, võtab selle raskmetalli, sööb selle ära, siis ta kakab välja sellist asja, mille nimi on dermatoksiin ehk nahamürg ja siis nahamürg ulbib naha pinnale ja põhjustabki seal erinevaid sorti ärritusi. Ja põhimõtteliselt on vaja oma keha puhastada nendest raskmetallidest, on vaja oma kehas viirused uinuvasse olekusse lüüa, võtta nendelt toit ära. Ja kusjuures hästi oluline on veel see ka, et need viirused ei toitu ainult sellistest kemikaalidest ja raskmetallidest, vaid nad toituvad ka osadest toiduainetest, mida meie sööme, millele sa ka juba enne vihjasid. Et kui on krooniline sümptom, siis üks väga oluline asi, mida teha, on jätta teatavad toiduained välja. Et sellega saab oma paranemises väga suuri edusamme teha, kui me jätame mõned toiduained välja, mis toidavad viirusi. Nii, ma ütlen siis seda kohe ära, sest ma arvan, et meie kuulajad on väga teadlikud, et need viirused ei ole lihtsalt niisama üleöö tekkinud, vaid nad on laborites aretatud ja nad on inimeste keskel lahti lastud. Ja see ei ole lihtsalt selline nagu nuinu vandenõu, vaid see on selline väga karm tõde. Ja selle taga on salajased lepingud, koostööd, millest inimesed ei tea mitte midagi ja inimestel ei ole olnud mitte mingit vaba tahet selles osas. Ma arvan, et see on ka põhjus, miks meile antakse selline nagu nii konkreetne abi, selline väga suur valgustav abi, et see on nagu põhimõtteliselt inimeste vaba tahte rikkumine, et keegi ei taha, et meie seas sellised viirused leviksid, aga need on siia lahti lastud ja neid viiruseid aretati laborites munade toidul. Tegelikult seda on võimalik õppida ka, kui sa näiteks uurida järgi, kui sa näiteks uurid, kuidas vaktsiine tehakse, siis need viirused, mida seal vaktsiinides kasutatakse, neid aretatakse munapinnal, kasvatatakse munade abil. Ja siis on neile viirustele õpetatud veel sööma paljusid asju, näiteks piimatooteid, näiteks gluteeni, siis söövad need viirused hea meelega igasugust keemotoitu ja sinna alla kuuluvad mais, soja, mis on väga tugeva keemosaastutusega üle kogu planeedi, isegi siis, kui väidetakse, et ei ole. Ja siis need viirused armastavad veel igasuguseid toite ja need on kõik meditsiinimeediumi raamatutes kirjas, aga põhiline asi number 1 toit, mida tegelikult sa tahad kroonilise haigusega vältida, mis on, ma tean, see on täiesti jalust rabav info, absoluutselt lähed igasuguse teadmise vastu, mida sa siiani oled õppinud, aga munad tõesti oleks hea välja jätta. Et munad on täpselt need, mis aitavad ja bakterid ka, kõik mis iganes sellised poolelusad organismid meie maksas, kes külvavad kaost, armastavad väga süüa muna. Et sellest on meditsiinimeedium rääkinud ka ühes oma hiljutises podcastis, miks just munad, et munades on sellised nagu mitte täielikult välja arenenud ensüümid klammerdunud kuidagi valkude külge, mis on hästi lihtsad omastada viirustel, sest viirused toituvad läbi membraani, neil ei ole suud, aga kuidagi need valgud koos ensüümidega suudavad läbi selle viiruse membraani
minna viiruse sisse ja viirus seal siis, tal on seal siis suur pidusöök ja siis pärast seda tuleb siis seda kakat välja. Ja see kaka on üks asi on dermatoksiin, mis tekitab nahaärritusi. Teine asi, mida ta kakab välja, on neurotoksiin. See neurotoksiin ulbib närvilõpmete külge ja tekitab igasuguseid neuroloogilisi sümptomeid. Üks asi nendest on ärevus, aga seal on veel palju teisigi asju nagu depressioon, hästi selline udune mõtlemine ja keskendumisraskused, väsimus. Osad väsimused on neuroloogilised väsimused. Ja kui niimoodi lihtsustatult rääkida, siis põhimõtteliselt see on see, mida peaks teadma nende sümptomite kohta. See on täpselt siuke koht, kus tuleb nüüd hingata natukene. Jah, eks ole. Olgu, ma näiteks otsustan, et ma lõpetan munasöömise ära. Gluteeni, ei tarbi enam piimatooted, jätan välja. Need on juba nagu 3 asja põhimõtteliselt, mille ärajätmine tekitab sellise tunde, et mida ma siis üldse süüa saan. Sellepärast, et kui minna tavapoodi, siis praktiliselt nagu, meil ongi puuvilja ja juurvilja lett. Aga ja nüüd on juba tekkinud, ei saa öelda, meil on juba väga hästi, meil on juba, mina elan Elvas ja meil siin kodupoodides on ka nagu täitsa riiulid eraldi, kus müüakse selliseid toite, kus ei ole neid eelpool nimetatud asju sees. Aga mis ma siis edasi teen, et okei, ma nüüd jätsin mingid asjad ära, aga millega ma asendan need, mis on need, mis saavad siis toetada minu tervenemist? Ja see on väga hea küsimus ja hea, et sa seda küsisid, sest ma unustasin sellest enne rääkida. Et ülioluline on tõesti see, et kui me jätame mõned asjad välja, et me asendaksime need tervendavate toitudega. Ma saan täiesti aru, mida sa mõtled, see, et mida ma üldse siis söön. Mul oli sama tunne, see oli üks põhjuseid, miks ma ei suutnud seda otsust vastu võtta enne, kui ma ei olnud tõsiselt nurka surutud. Et mul tõesti ei olnud muud võimalust, kui ma pidin hakkama meditsiinimeediumi soovitus. Ja, eks ole. Aga põhimõtteliselt ongi, et meditsiinimeediumil on kirjutatud raamat meditsiinimeediumi elu muutvad toidud ja need on planeedi kõige tervendavamad toidud, mis ei ole lihtsalt nagu, et sa sööd seda ja siis seal sa saad sealt natukene glükoosi ja natukene kaloreid ja natuke seda ja teist ja siis sa kakad selle välja, vaid sa saad nendest toitudest ja üleüldse sellisest elusest toidust nagu puuviljad, köögiviljad, ravimtaimed ja metsikud toidutaimed. Sa saad hästi palju erinevaid seni avastamata, teaduse poolt avastamata erinevaid mikrotoitaineid. Seal on siis mingid fütokemikaalid, erinevad sorti antioksüdandid ja millegipärast arvatakse, et see on selline toit, mis ei toida, aga see võtab lihtsalt natukene ümberharjumist. Minul võttis kohe nagu paar aastat ümberharjumist, et vahetadagi oma toidulaud vastu selliselt töödeldud toidult rohkem nagu elusama suunas ja taimsel toitumisel põhiliselt. Kuigi ka liha ei ole välistatud, aga nagu, et suur osa sinu menüüst oleks värske või selline võib-olla ka küpsetatud toit, aga põhimõtteliselt parimad tervendavad omadused on värskel toidu puuviljadel, köögiviljadel. Ja meditsiinimeediumil on hästi palju retsepte. Põhimõtteliselt peaaegu igas tema raamatus on põnevaid retsepte, mida saab katsetada. Ja ega siin muud ei olegi, kui et see on selline nagu katsetamine, et millega sa asendad oma toidu, mis valikud sinul on, mida sinu pood pakub, mis sul lähedal on. Kas sa saad midagi kuskilt, võib-olla mõnest e-poest tellida, võib-olla eriti hea, kui oleks võimalik käia kuskil vahetevahel kuskil ökopoes midagi ostmas. Et põhimõtteliselt, mida hästi palju meditsiinimeediumi järgijad teevad, on see, et nad söövad eriti päeva esimeses pooles just, söövad hästi palju värsket toitu, puuvilju, marju, rohelisi lehtköögivilju, siis päeva poole, kui juba nagu
võib-olla kõht läheb natuke tühjaks, tulevad aurutatud köögiviljad lisaks ja õhtupoole on siis võib-olla mõni sellisem nagu toekam söök, aga muidugi selleks, et sinnani jõuda, see võtab harjumist ja igaühel käib see omamoodi ja igaüks avastab oma retsepte ja ei ole vist päris võimalik minna niimoodi, et paari päevaga, et sa sööd mune, hästi rasvast toitu, gluteeni, piimatooteid, poolfabrikaate, töödeldud toite, kas või kui sa oled vegan, siis hullult mingit sojatooteid on ju. Põhimõtteliselt kõik ostad endale mitte midagi väga ei ole sul värske letist ja siis paari päevaga üle minna nii, et absoluutselt kogu sinu toidulaud on või 80% sinu toidulauast on värske letist, et see ei ole väga võimalik. Et siis tulebki hakata, see on midagi, millesse sa pead hästi palju aega pühendama, hakkama uurima, mida ma saan oma tervendamise jaoks teha. Mis valikud on minul, mis toidud saan mina sisse võtta. Ja üks asi on, eks ole, selline üleüldine menüü. Teine asi on see, et meditsiinimeedium pakub veel ka tervendavaid retsepte, toonikuid, millest võib-olla kõige tuntum, kindlasti kõige tuntum on sellerimahl. Me jõudsime sinna. Ja just, et sa kogu aeg tähendab, et ainult sa ei saa ainult terveneda sellega, et sa jätad mõned asjad välja, vaid tegelikult meie keha vajab väga tugevat sellist tervendavat abi, et me lööksime viirused nokki enda sees, et me puhastaksime aktiivselt oma keha, oma soolestikku, oma maksa, oma aju ja pool liitrit puhast sellerimahla hommikul tühjale kõhule on imeline seda tegema, et sellest sellerimahlast on terve üks raamat meditsiinimeediumil kirjutatud, et see on nii võimas ja sealt raamatust saab kindlasti lisainfot selle kohta ja üldse kogu internet on täis sellerimahla edulugusid. Päriselt selle vastu ei ole võimalik mitte kuidagi astuda, sest toimib tõesti nii hästi ja kõik, kes on seda pikemal perioodil katsetanud, teavad seda. Ja nii, et näiteks sellerimahl on üks selline ravivahend, mida meditsiinimeedium pakub ja siis on seal veel puhastuskavad, detox smoothie, mis aitab raskmetallid kehast välja puhastada hästi ohutult. Seal on valitud komponendid, mis kõik nagu omavahel koos sümbioosis töötavad ja seal ei ole ühtegi nagu komponenti, mis võiks kehale kahjulik olla nagu klorella, millest tasuks eemale hoida. Ja siis on lisaks, mida ta veel soovitab, on toidulisandid, mis aitavad ka meil oma sellise viirusliku ja bakteriaalse koormusega ja toksiinide koormusega meie kehal tegeleda, aitab meie immuunsüsteemi samal ajal toetada. Et krooniline haigus võib väga palju kaost külvata meie kehades ja kui me hakkame tervenema, ennast tervendama, siis võib veel sügavalt välja kuhjuda veel väga palju asju ja olukord võib alguses minna isegi nagu hullemaks ja väga selliseks, tekib selline täielik ahastus või lootusetuse tunne, aga siis ongi, et mida rohkem infot sa oled lugenud, mida rohkem sa tead erinevaid võimalusi, mida veel sa saad teha oma tervise jaoks, seda lihtsam on sellest raskest etapist edasi liikuda. Ja eks see teekond on muidugi ka ühele individuaalne. Ka. Aitäh, Pilleriin. Ma tahan sinuga veel rääkida. Räägime. Mul saabuvad kohe varsti tütar koju ja läheb möll lahti. Aga ma tean, et me leiame ühe võimaluse veel ja ma loodan, et neid võimalusi tuleb veel, kus me saame veel sügavamale minna ja enne kui me lähme nende mõnusate viimaste küsimuste juurde, siis kust saab Eesti inimene, kes räägib eesti keelt ja kes võib-olla ei tunne ennast nii mugavalt, muidugi meditsiinimeediumi raamatutest on üle poolte on küll eesti keelde juba tõlgitud ja need on saadaval poodides ja raamatukogus saab võtta, et aga kas on mingisugune eestikeelne võimalus veel? Ma tean, et on, aga sa võid sellest ka rääkida ja öelda.
ja tegelikult on 6 meditsiinimeediumi raamatust juba 5 eesti keelde tõlgitud ja minu meelest see 6 peaks ka olema tulemas nüüd lähikuudel, aga ma võin eksida. Aga ja meil on Facebookis olemas selline grupp nagu meditsiinimeediumi Eesti Raamatuklubi. Mina isiklikult soovitan liituda sellega nendel inimestel, kes on juba natuke selle teemaga kokku puutunud, natuke raamatuid lugenud ja nad teavad, et see on nende jaoks. Sellepärast, et ütleme siis nii, ma olen selle grupi üks administraatoritest ja ei ole ei tee tööd kergemaks, kui sinna tuleb inimene, kes üldse ei mõista, millega tegemist on ja hakkab selliseid oma mingeid arusaamu või rahvameditsiini teadmisi või oma mingeid suurepäraseid ravivahendeid pakkuma, mis tegelikult ei pruugi sobida igaühele, ei soodusta igaühe tervenemist, et ühesõnaga sellisel juhul ma tõesti soovitan natuke kõigepealt uurida raamatuid ja kui tunned, et see on midagi, mis võib sind kõnetada ja sa oled valmis oma südame uksed sellele avama, siis kindlasti liitu meditsiinimeediumi Eesti Raamatuklubiga, sest mina ja paljud teised inimesed postitame sinna jooksvalt infot, et see teema oleks kogu aeg pildis. Me tõlgime sinna isegi meditsiinimeediumi podcast'e, mis on päris pikad ja väga sisutihedad ja nüüd viimasel ajal on ka sellised tsenseerimata podcast'id, kust väga palju šokeerivat infot välja koorub, et me tõlgime neid sinna ja ütleme siis nii, et seal on ka eestikeelsed kokkuvõtted erinevate teemade kohta. Ütleme, et sa näiteks mõtled, et mu lapsel on dermatiit või mul on pärmseen või seedimisega probleeme, et mingi kroonitõbi või koliit või midagi taolist. Siis sa lähed sinna meditsiinimeediumi Eesti Raamatuklubi gruppi, võtad lahti sealt sellise menüüst alalingi nagu failid ja otsid nende failide hulgast sellised failid, mis sind huvitavad, tõmbad need alla ja saad eestikeelse kokkuvõtte lugeda. Osad neist kokkuvõtetest on minu tehtud, enamik on tegelikult ühe teise inimese tehtud ja need on sellised head asjad, millest alustada. Aga kõige rohkem infot on muidugi ikkagi siis, kui sa loed raamatuid ja siis see ülejäänud asjad on see toetav info, inspireeriv, motiveeriv info. Ja kogemuslugusid ka sinna meditsiinimeediumi gruppi postitatakse vahepeal. Nii et ikka jah, võib täitsa liituda siis selle grupiga ja sealt saab head infot. Aitäh, mina olen ka seal grupis ja olen nii mitmel korral saanud nii olulist tuge ja olen väga tänulik selle kogukonna eest ja väga tänulik Pilleriin, et sa panustad nii palju selle teabe levitamisesse ja see on nii oluline, tunnen nii sügaval oma südames, et see on nii oluline, väga paljud vajavad seda, aina rohkem. Ja. Aga ma tahan sinu käest küsida mõned küsimused. Ja. Mul on 3 küsimust. 2 tegelikult sa kind of oled vastanud juba, aga ma nii tahan kuulda, kuidas sina oma ilusa häälega seda ütled. Kõigepealt, Pilleriin, kui sa oled lind, siis kes sa oled? Ma olen kas jäälind või suitsupääsuke. Jäälind ei pannud mind üldse imestama, ma mõtlesin, et muidugi sa oled jäälind. Jäälinnu kohta on lihtsalt Eesti mütoloogiast üks huvitav selline tõlgendus, et jäälindu seostatakse Eesti mütoloogia sinisirjelinnuga ja selle sinisirjelinnul on väga huvitav lugu, mis just viimasel ajal on minu ellu ise kuidagi sisse tulnud ja mind väga kõnetanud ja seetõttu ma ta valisin. Ja suitsupääsuke mulle meeldib lihtsalt oma energia poolest. Sinilind. Vau, milline nimi. Ma tahaksin teada selle kohta rohkem. Ja kindlasti uurin. Ma saan sulle pärast materjale saata selle juurde. Vau. Mul on
suur unistus lindudest lähemalt ka rääkida ja ma hakkasin jäälinnu kohta just uurima mul on ka niimoodi mingi 3-4 linnuraamatut ja kujutad pilti, ei olnudki ühtegi kirjet jäälinnu kohta. Ma tean, et mul on maal ka üks raamat, kus on, aga seal on ka väike lõik, nii et vau, sinisirje lind, väga ootan seda avastamist. Aga mis on sinu jaoks, mida tähendab sinu jaoks julge armastamine? Julge armastamine tähendab seda, et hästi paljud meist, mina kaasa arvatud, sulgeme ennast valusate kogemuste ees, aga ma olen tähele pannud, et just valu, mis tuleneb kaastundest ja empaatiast, on tegelikult selline maailma tervendav jõud ja sellepärast minu jaoks julgus armastada või julge armastamine on see, kui sa avad oma südame kaastundele ja teiste inimeste kannatustele ja ka enda kannatustele ja lased, lubad endal läbi kogeda seda valu ja öelda, et kõik ei ole hästi, et mõned asjad on halvasti ja väga palju valu on siin maailmas ja tervendada see kaastunde abil või kuidagi sellise nagu siira pehme hoolimise abil. Et minu jaoks tähendab see seda. Ja tunnistades endale seda kohta, et kõik ei ole hästi, saab avaneda ka võimalus, et tegelikult kõik on hästi. Jaa, absoluutselt, muidugi selles mõttes kindlasti. Ma olen sinuga nõus, aga siin on maailmas on nii palju, ma ütleks, et hästi suur osa just meditsiinimeedium on aidanud mul silmi avada selles osas, kui palju on siin maailmas valu ja kannatusi, mis ei leia abi ega lahendust ja ei tasuks nagu silmi kinni panna nende asjade osas, vaid julgelt otsa neile vaadata ja mõelda, mida mina saan teha, kuidas mina saan aidata, kas või palvetamise abil. Ja üks küsimus on veel. Pillerin, mis on vabadus? Vabadus. Ma ütleks, et vabadus on inimese põhiolek, see, kuhu me jõuame siis, kui me kõikidest illusioonidest vabaneme. Ehk siis kõikidest piirangutest enda sees. Aga ma ütlen ausalt, et ma ei ole sellist asja kunagi mõelnud ega lahti mõtestanud enda jaoks. Nii et ma ei oska päris täpselt sellele küsimusele vastata, aga ma arvan, et vabadus on inimese põhiolek. Aga küsime nii, et kui sina oled vabadus, siis milline sa oled, milliseid valikuid sa teed? Kui mina olen vabadus. Ausalt öeldes, kui mina olen vabadus, siis ma võtan endale ka sellise kogemuse, kus minu elus on piirangud, et lihtsalt kogeda seda. Wow. Vot siuke huvitav vastus tuli. Wow. Jah, et on köidikud, aga ma oskan nendest köidikutest vabaneda, et siis seada endale uued köidikud, millest uuesti ennast vabastada. No põhimõtteliselt jah, nii kaua, kuni tuju on seda teha. Nii imeline. Aitäh sulle, Pillerin. Enne kui ma su luban lendu selle imelise sinisirje linnu, siis mul selle teise küsimuse peale tuli üks mantra meelde, mida ma eile just laulsin üle väga pika aja ja ma tahaksin väga selle mantraga lõpetada meie tänase kohtumise. Aitäh sulle veel kord, Pillerin, ja ootan juba elevil südamega, rõõmsa südamega meie järgmist kohtumist ja koosloomist. Ja
aitäh sulle ja väga tore, ma rõõmuga vestlen neil teemadel veel, sest tõesti, need on minul südameasjaks. Kannab mind tee, kindel teadmine, et kõik on alati hästi. Kannab mind tee, kindel teadmine, et kõik on alati hästi. Kannab mind tee, kindel teadmine, et kõik on alati hästi. Kannab mind tee, kindel teadmine, et kõik on alati hästi. Kannab mind tee, kindel teadmine, et kõik on alati hästi. Kannab mind tee, kindel teadmine, et kõik on alati hästi. Kannab mind tee, kindel teadmine, et kõik on alati hästi. Kannab mind tee, kindel teadmine, et kõik on alati hästi. Kannab mind tee, kindel teadmine, et kõik on alati hästi. Kannab mind tee, kindel teadmine, et kõik on alati hästi. Mina olen armastus, kõik mu ümber armastus. 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 Mina olen armastus.
armastus, kõik mu ümber armastus. mina olen 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 armastus, kõik mu ümber armastus.